Ma arvan, et üks olulisi küsimusi, mida iga investor peaks enda käest küsima, on see, et kui palju ma olen valmis maksma 1 euro kasumi eest. Sageli, kui see P-suhe on liiga kõrge, siis inimesed spekuleerivadki ja ostavad seda lootust, mitte selle ettevõtte tegelikku kasumit. Päeva lõpuks on see ikkagi nagu ennustus, et fakt on see, et mitte keegi ei tea seda, mis selle ettevõtte väärtus ühel hetkel on. Üks teema, mille vahel siis inimesed sageli teevad valiku, on siis see, kas panna siis raha sellesse üksikaktsiasse või siis investeerida indeksfondi. Indeksfond on oma olemuselt lihtsalt siis erinevate ettevõtete või aktsiate portfell. Ja üks kõige siis tuntumaid indekseid on siis SP500, mis on siis 500 Ameerika Ühendriikide suurimat ettevõtet, mis siis aja jooksul ka muutuvad ja vahetuvad ja saad tegelikult siis piltlikult osta osa siis 500 USA kõige suuremast ettevõttest ja liikuda siis nagu selle turutrendiga kaasa. Nüüd loomulikult selle 500 ettevõtte sees on igapäevaselt, on tõusjaid, on langejaid, aga küsimus on see, et kui majandus kasvab ja ettevõtted teenivad jätkuvalt kasumit, siis pikas perspektiivis see laiapõhjaline indeks tuleviku mõttes kasvab. Nii et kui selle üksikaktsiaga võib minna ühtepidi või teistpidi, siis seal on selle mõttes see risk nagu rohkem maandatud, et ta jaguneb ära 500 erineva ettevõtte vahel ja kui seal isegi, ma ei tea, 200 ettevõtet langevad ja 300 ettevõtet tõusevad, siis tegelikult sinu aktsiaportfell kasvab. Nii et see on üks viis oma riske maandada, et investeerida natukene laiemasse portfelli. Üks olulisi näiteid, mida siis võib-olla aktsiate puhul jälgida, on siis selle ettevõtte PE suhe, ehk siis hinna ja kasumi suhe, siis see näitab sulle mitme aasta kasumiga see ettevõte täna kaupleb. Võtame ühe näite, siin mõni aasta tagasi Tesla, mis on üks populaarseid tuleviku ettevõtteid, kauples siis oma 800 kordse P suhtega, mis tähendab seda, et ta läheks 800 aastat tänast kasumit, et õigustada siis seda aktsia hinda, millega siis see ettevõte täna kauples. Ehk siis siin oli väga palju pandud sisse sellist tuleviku ootust ja lootust, et nende järgmiste aastate kasum on väga-väga palju suurem kui see, millega see ettevõte täna kaupleb. Et seal on väga palju sellist tuleviku ootust ja lootust ja sageli, kui see P-suhe on liiga kõrge, siis inimesed spekuleerivadki ja ostavad seda lootust, mitte selle ettevõtte tegelikku kasumit. Nüüd ma toon võib-olla teise näite, et meil on täna üks investeerimisportfell, kus me investeerime siis dividendi ettevõtetesse ja meil on selle portfelli keskmine P-suhe on 7. Ehk siis selle ettevõttel läheks 7 aastat aega oma tänast kasumit teenida, et õigustada oma ettevõtte väärtust. Need on võib-olla 2 sellist äärmust, võib-olla selle keskmine SP500 ajalooline P-suhe on seal umbes selline 16-17. Viimased aastate kaupleb seal kuskil sellise 25-35 vahel ja nüüd, kui sa lähed ostma aktsiat, mille P-suhe on 800, siis mida see võiks sulle näidata on see, et see ettevõte on väga tugevalt ülehinnatud või tal on meeletult suur kasvupotentsiaal, millesse kõik usuvad. P-suhte leiad sa iga ettevõtte majandusnäitajate juurest, et kui sa võtad oma mis iganes Yahoo Finance'i või mis iganes programmist sa need ettevõtted jälgid, on siis selle majandusnäitajad ja ka P-suhe on sealt alati kenasti välja toodud ja selle järgi saad sa siis teha valiku ja ise siis hinnata, kas see on õigustatud hind, millega täna kaupleb või on see ülehinnatud. P-suhe on loomulikult lihtsalt üks näitaja, et kindlasti tasub siis selle ettevõtte kohta rohkem uurida, vaadata finantsaruandeid, vaadata kasumit, vaadata seda prognoosi, mis on need arengusuunad, millistele turgudele ta plaanib laieneda, ehk siis mingis mõttes seda subjektiivsust on seal väga-väga palju ja nüüd on küsimus siis see, et kui sügavuti sa oled valmis nende andmetega minema ja päeva lõpuks on see ikkagi ennustus, et fakt on see, et mitte keegi ei tea seda, mis selle ettevõtte väärtus ühel hetkel on, ehk seetõttu on see igal juhul alati jääb selleks kauplemiseks selles mõttes, et seda teadmatust on seal väga-väga palju sees. Versus see, et kui ma teen raha või investeeringu ja sul on ettevõte, kes on väga stabiilselt oma kasumit maksnud või sa teed kinnisvara investeeringu, kus sa tead seda, mis enam-vähem see oodatav üüritulu on, sa võid põhimõtteliselt ette ennustada, mis su järgmise 5 või 10 aasta rahavoog on, versus see, et kasvuaktsia puhul sa ikkagi tegelikult täpselt ei tea ja mitte keegi ei tea, mis sellest ettevõttest lõpuks saab.
Ma arvan, et üks olulisi küsimusi, mida iga investor peaks enda käest küsima, on see, et kui palju ma olen valmis maksma 1 euro kasumi eest. Selleks, et saada nagu paremini aru, on võib-olla hea tuua sellise aktsiate ja kinnisvara paralleel. Et kuidas siis seda P-suhet näiteks seda kinnisvara näitel võtta? Kui korter maksab näiteks 100 000 eurot ja ta toob teile näiteks 6% aastas üüritulu, siis see tähendab seda, et justkui selle kinnisvara P-suhe on 16,7, siis sul läheb 16,7 aastat aega teenida 6%-list üüritulu, et saada kogu oma raha tagasi. Ehk siis küsimus on see, et kui palju sa oled valmis täna selle 1 euro kasumi eest maksma. Võid seda sama B-suhet kasutada ka kinnisvara puhul. Kui see kinnisvara toob sulle 10% aastas üüritulu, siis sul läheb 10 aastat aega, et oma raha tagasi saada, ehk selle kinnisvara investeeringu B-suhe on 10. Ja nüüd, kui me räägime, et aktsiate puhul on see kuskil 20–25, siis see annab sulle selle hea indikatsiooni. Ehk siis 20 suurusjärgus 20 B-suhtega aktsia ostmine on umbes sama, kui saada 3% tootlust oma 100 000 eurose korteri üüritulust aastas. Kui sa teed valikuid dividendi aktsiate osas, siis loomulikult üks oluline näite on see sama dividendi tootlus, aga kindlasti peab ka siis vaatama seda, et kas ettevõte on ise jätkusuutlik. Tasub vaadata seda, et kui suur on selle ettevõtte võlgnevus, kui palju ta kasutab siis võlga selleks, et oma kasumit teenida, kui palju ta oma kasumist aastas välja maksab. Et me oleme ka jälginud seda, et see nagu väljamakse protsent ei oleks liiga suur või ise oleks jätkusuutlik. Et kui näiteks ettevõte maksab kogu oma aasta kasumi välja, siis ta võib-olla soovib lihtsalt sellel ühel aastal näidata kõrget dividenditulu, aga see ei saa olla jätkusuutlik. Nii et seal on kindlasti veel näidikuid selleks, et siis selline võib-olla hea dividendaktsia välja valida, et mitte siis ainult ka selle tootluse järgi vaadata, vaid vaadata just seda ajalugu, vaadata selle võla osakaalu ja vaadata ka seda, kui suur on see osakaal, kui palju siis kasumist välja maksaks. Finantsintelligentsus on väga tugevalt seotud emotsionaalse intelligentsusega. Ehk siis, kui sa ei suuda kontrollida oma emotsioone, siis sa ei suuda kontrollida oma raha. Ja on olemas siis 2 baasemotsiooni, mis meid mõjutavad. Üks on siis hirm, ehk siis ma kardan üldse sinna turule siseneda, ma kardan seda, et äkki ma kaotan raha ja ma parem mitte kunagi ei alusta. Ja teine äärmus on see, mis on ahnus. Ehk siis ma lähen sinna turule sisse, ma panen kogu oma raha mängu ja ma loodan, et selle mänguga läheb nagu hästi. Ja nüüd need mõlemad äärmused on tegelikult väga-väga riskantsed. See, et ma üldse ei investeeri, on ühtepidi riskantne ja teistpidi minna liiga julgeks on väga suur risk, et seda raha kaotada. Nüüd, kui me räägime sellest, et teenida sellist kõrget tootlust, et näiteks te investeerite näiteks mõndasse kasvuaktsiasse või investeerite näiteks krüptovarasse ja näete, et see aktsia kasvaski näiteks sellel aastal 20%. Ja nüüd ma vaatan seda, et okei, see kasv oli nii hea, ma panen sinna veel raha juurde või ma panen kogu oma selle vaba raha sinna alla kinni, lootuses, et äkki järgmine aasta kasvab ta ka umbes 20%. Nüüd fakt võib olla see, et kuna ta kasvas juba nii palju, siis see pikaajaliselt ei saa olla jätkusuutlik. Et ühel hetkel tuleb see aasta, kus ta kukub võib-olla see sama 20%. Nii et sa kindlasti tasub hoida oma ootused mõistlikul tasemel. Kui me räägime aktsiatest ja investeeringutest, siis ma arvan selline 10% või natukene rohkem on selline enam-vähem mõistlik ootus, mida oodata ja mitte siis võib-olla võtta kõige kõrgemaid riske selleks, et siis loodetud tulu saada.